Armsad sõbrad, kui ma eelmisel korral ütlesin, et pühakirjas on mõned raamatud, mida inimesed pisut pelgavad, siis tookord oli juttu meil apostel Jaakobuse kirjast, aga nüüd jõuame selle raamatu juurde, mida vist kõige rohkem peljatakse, aga millesse tihtipeale süvenetakse ka kõige suurema põnevusega. Ja nimelt me loeme täna ühe lõigu piibli kõige viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatust, selle esimesest peatükist. Johannes, see, kes selle ilmutuse või nägemuse sai, ütleb siin nõnda. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otse kui pasunast, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile 7 kogudusele, Efesosse ja Smyrnasse ja Pergamoni ja Thyatirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambi jalga ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged, nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes 7 taevatähte ning tema suust välkus vahe 2-terane mõõk ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Nii kirjutab Johannes oma nägemusest. Ta oli Patmose saarel, mis asub umbes 60 kilomeetrit Väike-Aasia rannikust lääne poole. Ta oli saadetud sinna asumisele, pagendusse, aga ta ise nägi selles ilmselgelt Jumala tahet, Jumala plaani. Ta pidi seal olema ja just selles paigas pidi ta nägema seda ilmutust, mida ta selles raamatus kirjeldab. Miks just selles paigas, selle üle on arutletud ja üks tõdemus või üks versioon selle kohta, miks just Patmose saar oli õige koht, kus Johannes selle ilmutuse sai, see meeldib mulle väga. See kõneleb nendest samast 7 taevatähest, millest me ka siin kuulsime, mis on inimese poja paremas käes ja mis kujutavad endast, nii nagu Johannes siin natuke hiljem ütleb, nende 7 Väike-Aasia koguduse ingleid. Nimelt on arvatud, et tegemist on plejaadide tähtkuju 7 kõige säravama tähega, mis on ka palja silmaga nähtavad ja mis just nimelt sealt Patmose saarelt vaadatuna asetsevad enam-vähem nii, nagu need 7 kogudust maakaardil Väike-Aasias, mille nimesid me kuulsime. Nii et kui Johannes vaatab seal üles taevasse, siis ta näeb tähti ja Jumal ilmutab talle, et need tähed kujutavad endast 7 Väike-Aasia tähtsama koguduse ingleid ja just neile 7 kogudusele peab ta läkitama oma 7 kirja.
ja neid 7 kogudust sümboliseerivad need 7 kuldlambi jalga, mille keskel Johannes nägi inimese poega. Niisiis, Johannes on Patmose saarel, ta on pagenduses, ta ütleb ka, mille pärast. Ta oli seal Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ta teadis, et ta oli sinna saadetud selle tõttu, et ta oli ustav ja järeleandmatu selle usu kuulutamisel, mille Issand ise oli tema kätte usaldanud. Ta oli nende kaaslane, kes pidid kannatama selle sama tunnistuse andmise pärast. Mõned neist või paljud neist isegi kannatasid kuni surmani, andsid oma verega Jeesusest tunnistust, aga ta oli ka Jeesuse enda kaaslane. Teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses. Kõik need viletsus või ahistus, kannatlikkus või püsivus ja kuningriik. Kõik need kuuluvad nii Jeesusele kui kuuluvad ka nendele, kes on tema omad, tema vendadele, neile, kes jäävad talle ustavaks. Johannes oli ustav oma kaaskristlastele, aga ennekõike oli ta ustav Jeesusele. Ta oli nende kaaslane, aga ennekõike oli ta Jeesuse kaaslane. Jeesuse tunnistaja, tunnistajate tunnistaja on aga Jeesus ise. Tema on suur tunnistaja, kes on oma vere läbi meid päästnud, meid lunastanud, meid meie pattudest ja süüst puhtaks pesnud ja meile igavese elu alguse kinkinud. Johannes jätkab, ta ütleb, et ma olin vaimus issanda päeval. Vahel tõlgendatakse seda ma olin vaimus, et ta oli sellises mõtisklevas meeleolus. Mina aga arvan, et kuna tegemist on ikkagi prohvetliku nägemusega, siis ta peab silmas seda sama, millest kõnelevad Vanatestamendi prohvetid, eriti näiteks prohvet Hesekiel. Jumala vaim oli see, kes prohveti Hesekieli ja siin Johannese endasse haaras, nii et ta tõepoolest oli vaimust haaratud, vaimust ümbritsetud, võiksime öelda, vaimuga kaetud ja vaimusse mässitud. See on Jumala vaim, kes annab talle selle nägemuse. See ei ole tema oma mõtiskluste vili või väljamõeldis, vaid see on Jumala vaimu ilmutus. Ja ta saab selle issanda päeval. Mis on see issanda päev? Ka see väljend võib tähendada erinevaid asju. See tähendab näiteks issanda taas tulemist viimsel päeval viimseks kohtumõistmiseks. Aga siin tähendab see tõenäoliselt hoopis seda, mida meie kõik väga hästi tunneme, nimelt nädala esimest päeva, pühapäeva, Kristuse ülestõusmise päeva, mida esimesed kristlased nimetasid issanda päevaks. Ladina keeles on siiamaani selle päeva nimi Dominica, issanda oma, issanda päev. Paljudes keeltes nimetatakse seda päeva päikese järgi. Meil kannab see nime pühapäev, mis on ka üks väga ilus nimi, aga eeskätt on see issanda päev. Meie eest kannatanud, surnud ja surnuist üles tõusnud issanda päev. Ja see on päev, mil juba esimesed kristlased kogunesid selleks, et pühitseda jumalateenistust. See tähendab lugeda Jumala sõna ja saada osa armulaua sakramendist. See on ka vastus kõigile neile, kes küsivad, miks kristlased peavad just pühapäeva, mitte laupäeva, hingamispäeva. Sellepärast, et pühapäev on uue nädala esimene päev, uue alguse, uue loomise esimene päev. See on meie lunastamise päev, see on issanda ülestõusmise uue elu päev ja sellepärast me pühitseme seda koos esimeste kristlastega. Johannes oli sellel päeval vaimust haaratud. Ta muidugi teadis, mis toimub siin maailmas, aga issand näitas talle ja kui me ilmutuse raamatut edasi loeme, me näeme, milliste imeliste, aga ka kohutavate piltide kaudu issand näitas talle seda, mis toimub samal ajal vaimses maailmas, taevas, aga ka nendes paikades, kus praegu veel võimutsevad kurjuse jõud, kurjad vaimud. Siin aga näeb ta siis seda taevast jumalateenistust. Ta näeb neid
kogudusi, kelle inglid on taevas issanda paremas käes ja kes seal kiidavad ja kummardavad sedasama Jumalat, keda meie siin maa peal kiidame ja kummardame. Ja niimoodi vaimus olles issanda päeval kuuleb ta oma selja tagant ühte suurt valju häält, otse kui pasuna häält, võiksime tõlkida ka sõjapasuna või sõjatrompeti häält, mis kutsub tähele panema. On oluline hetk, midagi on sündimas. Ja kui tegemist on sõjapasunaga, siis see on ka võidu hääl. Tõepoolest, siin maa peal kirik veel võitleb ja kristlased veel kannatavad. Aga taevas on Kristus, kes on juba võitnud. Tema on võitja, tema käes on kõik, mitte ainult taevatähed, vaid tema käes on, nagu ta ütleb, surma ja surmavalla võtmed. See on võidupasun, see on võidu hääl, mida Johannes siin kuulis endaga kõnelemas. Mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile 7 kogudusele, Efesosse ja Smyrnasse ja Pergamoni ja Thyatirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Aga muidugi ei ole need sõnad mõeldud ainult neile 7 kogudusele. 7 on ju teatavasti ka üks sümboolne püha arv, mis tähistab tervikut. Need kirjad, mis järgnevad ilmutuse raamatu 2. ja 3. peatükis, on mõeldud meile kõigile. Nad on üsna karmid ja hoiatavad, aga siiski ka julgustavad, vahel isegi kiitvad, igal juhul aga lootust ja usukindlust või uut motivatsiooni andvad. Nii et meil tasub neid lugeda. Niisiis mitte ainult Efesosse ja Smyrnasse ja teistesse Väike-Aasia kogudustesse, vaid ka Los Angelesse ja Tartusse ja Pärnusse ja Kärdlasse ja Pühaleppa ja Ruhnu ja igale poole, kus kristlased koos käivad. Kõik vajavad seda Jumala sõna. Tallinnas ka ja isegi Moskvas ja kõigis muudes pealinnades. Võib-olla seal isegi kõige rohkem. Võib-olla seal kõige rohkem neid hoiatavaid sõnu, kuigi me ei tohiks hakata mõtlema nii, et keegi teine vajab neid hoiatusi rohkem kui meie ise. Ei, need hoiatused, aga ka julgustus on mõeldud siiski meile kõikidele ja eeskätt meile igaühele endale. Johannes pöördub nüüd, et vaadata, et näha, kes see on, kes temaga räägib. Ja kui ta oli ümber pöördunud, siis ta nägi seda pilti, mis on tegelikult, kui me hakkame järele mõtlema, üsna hirmuäratav. Ta nägi kõigepealt 7 kuldlambi jalga ning siis lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane. Inimese poeg on tiitel, mida Jeesus kasutas enda kohta hea meelega. Küllap Johannes oli seda ka kuulnud, ta teadis, et Jeesus ennast nõnda nimetas ja see inimese poja sarnane ühelt poolt tähendabki seda, et ta ütleb, et see oli keegi, kes meenutas talle Jeesust, ta nagu tundis ära selle Jeesuse, kellega koos ta oli 3 aastat rännanud, aga kes siiski oli hoopis teistsugune. Ja nagu ma ütlesin ja nagu siit ka hiljem välja tuleb, tegelikult üsnagi hirmutav. Aga inimese poeg on siiski ka natukene suurem termin selles mõttes, et seda ei kasutanud mitte ainult Jeesus enda kohta, vaid seda kasutasid ka juba Vana Testamendi prohvetid ja see tähistab Messiat. Jumala sulast, Jumala läkitatud päästjat. Inimese poeg on see, kes tuleb, et päästa kõigepealt Iisrael, aga siis kogu inimkond patu ja surma ja kurja orjusest. Ja Johannesele meenusid kindlasti siin need nägemused, mida kirjeldab näiteks prohvet Daniel oma raamatus 7. ja 10. peatükis, aga ka prohvet Hesekiel, samuti prohvet Jesaja kogemusi Jumala nägemisel ja tema tunnistust Jumala kannatavast sulasest. Nii et Johannes peab siin silmas ka seda, see oli keegi, kes meenutas talle või tõi tema teadvusse kõik need prohveti kuulutused inimese pojast, päästjast, lunastajast, Kristusest, Messiast. Ja milline ta siis oli? Kõigepealt meile öeldakse, et tal oli üll pikk kuub.
otsetõlkes oleks see kandadeni või jalgadeni, jalalabadeni ulatuv ülekuub. Ja see on sama sõna kreeka keeles, mida Vana-testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas kasutatakse ülempreestri ülekuue kohta. Niisiis inimese poeg Jeesus ilmub siin suure ülempreestrina, kes on toonud selle lõpliku ja täiusliku ohvri, mille läbi me kõik oleme lunastatud, millega on lõpetatud kõik varasemad ja muud ohvrid ning millele lisaks ei ole mingit ohvrit tarvis, sest tema on ühe korraga, ühe hoobiga need, kes temasse usuvad ja tema juurde tulevad, lunastanud, päästnud. Ja ta oli vöötatud rinde alt kuldvööga. See kuldne vöö viitab tema kuninglikkusele, ta on kuningate kuningas. Ja kui me loeme kirjeldusi Danieli raamatust, siis me näeme, et kuigi seal on see sõnastus mõnevõrra erinev, siis seal tegelikult räägitakse enam-vähem samadest asjadest, isegi paljud kujundid on sarnased ja seal öeldakse ka tema kohta, et tema kuningriik, tema valitsus on igavene, see ei lõppe mitte kunagi. Niisiis tal oli üll, pikk kuub ja ta oli vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek. Siin on väga huvitav mõelda taas sellele Danieli raamatule, kuna seal kirjeldatakse lisaks sellele inimese pojale ka kedagi, keda nimetatakse elatanu. Ja see on siis Jumal. Siin aga me näeme, et Jumal ja inimese poeg ühendatakse. Sellepärast, et seal öeldakse selle elatanu kohta enam-vähem samamoodi nagu siin inimese poja kohta. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek. Inimese poeg, tõeline inimene, on ka tõeline Jumal. Ta on Jumala poeg ja inimese poeg. Ta on inimeseks saanud Jumal. See on see, mida Johannes siin näeb ja miks see, mida ta näeb, teda ka niivõrd kohutab, nagu me veidi hiljem kuuleme. Ning tema jalad olid vasemaagi sarnased. See ei ole tegelikult väga hea tõlge. Parem tõlge oleks valge vase sarnased või nii nagu vahel ka on tõlgitud väga kalli metalli või koguni kulla sarnased, sest et kreekakeelne sõna, mida siin kasutatakse, ei tähista kindlasti mitte vasemaaki, vaid eriliselt säravat, hiilgavat vaske või metalli. Tema jalad olid siis selle hiilgava valge vase sarnased, kui see on hõõguvas ahjus. Nad olid valge vase sarnased, läikisid, hiilgasid ja nad hõõgusid ja särasid nagu tuli. Ning tema hääl oli otse kui suurte või paljude vete kohin. Ja see meenutab meile taas Vana-testamendi prohveti kuulutusi, kus räägitakse Jumala auhiilgusest, mille ligiolu oli samasugune nagu suurte või paljude vete kohin. Tal oli paremas käes 7 taevatähte, nende tähendusest ma juba olen rääkinud. Tema suust välkus või väljus vahe 2-terane mõõk. Me teame, et ka Heebrea kirjas võrreldakse Jumala sõna vaheda 2 teraga mõõgaga ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. See on nüüd see reaktsioon. Reaktsioon sellele, mida Johannes nägi. Ta oli ju Jeesusega, nagu ma ennist juba ütlesin, vähemalt 3 aastat koos rännanud. Ta oli näinud tema kannatusi, ta oli olnud tema risti all. Enne seda juba oli ta näinud ka tema muutmist või kirgastamist. Ta oli näinud teda üles tõusnuna, ta oli näinud tema taevasse minemist. Ja nüüd on seesama Jeesus siin tema juures ja kui ta teda näeb, siis ta langeb maha, nagu oleks ta surnud. See on reaktsioon, mis järgneb alati sellele, kui keegi näeb Jumalat ennast. Jah, Jeesus on alati olnud Jumal, aga ta oli justkui inimkuube riietatud Jumal ja tema ümber oli ju väga palju neid, kes tema jumalikkust ära ei tundnud ega tunnustanud. Aga siin on nüüd Johannese jaoks midagi vastupandamatut, nii et
see Jeesuse armastatud jünger, nagu teda nimetatakse, langeb tema jalge ette maha nagu surnu. Nüüd mõistab ta täielikult ja lõplikult, kes see Jeesus ikkagi on. Ta ongi tõeline Jumal. See on pühakirja ja eriti selle koha selge tunnistus. Kui keegi küsib, et kus piiblis öeldakse, et Jeesus on Jumal, neid kohti on päris mitmeid. Aga see siin on üks kindlamaid. Johannes langeb tema jalge ette nagu surnu, nii nagu kõik prohvetid, kui nad said Jumala nägemise kogemuse osaliseks, langesid maha, nagu oleks nad surnud. Isegi seal muutmismäel Jeesuse kirgastamist nähes ei juhtunud see nõnda, aga siin juhtub, sest ta on Jumal ja seda Johannes koges. Ta on inimeseks saanud Jumal, teda nimetatakse siin inimese pojaks, aga ta ei ole ainult inimese poeg, vaid ta on Jumala poeg. See mõiste või termin või tiitel inimese poeg tähendab ilmutusraamatus või tähistab eeskätt Jeesuse kohtumõistja ja kuninglikku staatust. On ka teine sümbol või tiitel, mida tema kohta tarvitatakse, see on Jumala tall. See tähistab teda kui lunastajat, teda, kes on andnud ennast surma meie eest. Aga siin näeb Johannes teda selle inimese pojana, selle kohtumõistjana, selle tõelise inimeseks saanud Jumalaga, keda nähes keegi ei või jääda elama, kui seesama Jumal sellele, kes teda näeb, erilist armu ei osuta. Ja just seda ta teeb. Ning tema pani oma parema käe mu peale, taas see parem käsi, see on huvitav, tema käes on need 7 taevatähte, aga ta paneb selle sama parema käe ka Johannese peale, sest see tema parem käsi, tema vägi on ühtlasi ka tema arm ja halastus, tema armastus. Ta hoiab, ta puudutab, ta lunastab, ta tervendab ja ta julgustab ja ta tõstab üles ja ta annab uue elu. Ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ja jällegi ka need sõnad tunnistavad Jeesuse tõelisest jumalikkusest, sest prohvetiraamatutes kasutatakse seda sama väljendit just Jumala kohta, esimene ja viimne. Ja kuidagi teistmoodi ei saagi olla, et see, kes on esimene ja viimne, on Jumal, sest tema on ainus, keda ei ole loodud, vaid kes on alati olnud. Ja tema on elav, tema on see, kes on. Me teame, et Jumala nimi on mina olen, nii nagu siin ka see lause algab, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ta on see, kes on, ta on olev, aga ta on ka elav. Jah, ütleb ta, ma olin surnud või ma sain surnuks, ma surin. Miks? Muidugi meie eest, meie lunastamiseks. Ning ennäe, ma elan. Ma elan igavesest ajast igavesti. Tegelikult kreeka keeles on see siin suunatud tulevikku, kui me ütleme igavesest ajast igavesti, siis meie jaoks tähendab see nagu kuskilt väga kaugelt minevikust tulevikku, aga siin öeldakse tegelikult igaveseks ajaks igavesti või igavesse aega igavesti. Ei surma ega mingit lõppu. Jah, ta oli surnud, aga ta on elav ja ta elab igavikust igavikku. Ta elab alati ja tema käes on surma ja surma valla võtmed. Mida see tähendab? See tähendab, et ka meie võime koos temaga elada igavesti. Igavesest igavesti. Mitte küll selles mõttes, nagu oleksime meie olnud olemas alati enne aegade algust, aga selles mõttes küll, et ka meile ei tule lõppu, kui me jääme tema juurde ja kui me oleme temaga, siis see igavik on imeline elu. Meil ei ole vaja karta, me ei pea kartma teda selles mõttes, et me tunneksime kabuhirmu ja teda nähes sureksime, sest ta armastab meid, ta on andnud ennast meie eest, on tulnud, et jääda meie juurde, et me võiksime elada. Meil ei ole vaja karta surma, meil ei ole vaja karta kannatusi, katsumisi, ahastust, viletsust, tagakiusu, mitte midagi, sest tema on meiega ja me teame, mis meid ees ootab. Meil ei ole vaja karta surma, sest surm ei ole lõpp, vaid surm on koju minemine tema juurde, kes meid on nõnda armastanud,
et on iseennast meie eest andnud ja kelle käes me oleme. Mitte ainult need 7 taevatähte ei ole tema käes, mitte ainult need 7 Väike-Aasia kogudust, vaid me kõik oleme tema käes ja ta hoiab meid kõiki nagu oma silmatera ja ta ütleb meile kõigile, ära karda, mina elan ja ka sina pead koos minuga elama.